käes jõuluaeg ning sellega seoses toome teie ette ainulaadse Rae 10 küsimust duelli. Seekord on saates õpilaste rolli täitmas hoopis meie ikoonilised õpetajate duod. Ühel pool blondid Kärt ja Kristi ning teisel keeleteadlased Eveli ja Anneli. Mis tunne on seista siin õpilaste asemel? Hirmus. Väga õudne. Ja teil? Ja kardan. Aga alustame esimese küsimusega, mille kategooriaks on taimed. Ta pidi lugema lõpuni. Meie küsime, mis lillega on tegu? Me vastame teisena. 2 punkti vihje tuleb teile. Just selle taime teiseks nimeks on kaunis piimalill. See ma olen kuulnud. Ma oleks võid ikka selle esimese. Miks esimesena? Sellepärast, et igaks sa oled bioloog. Ma olen kuulnud seda. Ma ei ole isegi kuulnud. Kaunis piimalill. Aga kui pakkuda võime või? Teie peategi vastu. Ma ei saa miinusesse minna. Mis me pakume? Tähendast nulli. Mis sa pakkusid? Mis sa mõtlesid? Võilill. Pakume võilill midagi. Võilill ei ole vist. Nagu piima tuleb sealt varrast välja ju. Ma ei tea, mis teema meil on täna, mille puhul see saade on. Jõulud. Ei ole võilill. See ei ole, vale vastus oli vahepeal siin võilill. Jõulutäht või? Täna on jõulutähe päev. Ma lugesin just. Siis paku. Pakume jõulutäht. Ja peame vajutama ka. Ei peame vajutama. 1 punkti vihje. Selle taime õis on punast värvi. Jõulutäht. Ja jõulutäht on õige vastus. Kas me saame ikka punkti või Ja näha? 2 saate. Te saate 2 Ja meie? punkti. Okay. Liigume edasi teise küsimuse juurde. Kategooriaks on ulmelised tegelased. Meie küsime, kes on see tegelane? Kirjandusõpetajast peaks vajutama seda ka. No me lähme Essale. 2 punkti vihje. Sellele töökohale kandideerimine on noorte seas palju populaarsust kogunud. See on jõul... Päkapikk seal Rovaniemis. 1 punkti vihje tuleb teile. Ameerikas teevad nad öösiti pahandusi. Mul on nägu silme ees nendel väikestel. Ma ei tea, kuidas need nimetatakse. Mingid päkapikulaatsed, mingid pisikesed, aga nad ei ole nii nunnud nagu meie päkapikud. No õige vastus ongi päkapikk, need mõlemad saavad siit punkti. Kõlab 3. küsimus ja kategooriaks on joogid. Vara jälle. Meie küsime, mis joogiga on tegu? No vajuta siis nüüd. Vastame esimesena. 2 punkti vihje. Jõuluturul kasvab selle hind iga aastaga märkimisväärselt. Klõgi. On või? Jõulud. Alkoholiga klõgi. 1 punkti vihje. See jook on jõuludel väga populaarne. Alkoholiga klõgi, jah. Ja klõgi on õige vastus. Kas olete juba jõuluturul klõgi joomas käinud ka? Ei. Mina nägin ühel õpilasel 2 siis oli pakk lögi kaasas ühes eesti keeletunnis, aga ta ei pakkunud mulle. See oli alkoholivaba, ma täpsustan. Kellel? Tervitused lähevad Ralfile, sellele, Rafaelile. Miks tal see kaasas? Ma ei tea, tal oli klõgi kaasas. 4. küsimus ja kategooriaks on näitlejad. Ning meie küsime, kes on see meesnäitleja? Ma ei tea nendest midagi. No me lähme Essale siis. 2 punkti vihje. 1991. aastal sai ta naljaktaima näitleja tiitli. Ma mõtlesin praegu, et see on see McCulkin, whatever. Aga ta on nii noor siis. No siis Jim Carrey pakume. 1 punkti vihje. Ta mängis filmis Üksinda kodus. Mis see väike tüüp või? Kevin või? Ta ei olnud näitleja nimi. Macaulay Culkin. Ei, no ma mõtlengi seda, jah. Teda mõtlen, jah. Ma pole seda filmi kordagi näinud. What? Mitte kordagi. Ma meelega ei vaata sellist filmi. Mina olen näinud. Sa saad erineda allist massist. Mis teil siis lukku läheb? Ütle see nimi. See väike poiss või? Jah. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin on õige vastus.
peaaegu pool teed mindud. Kuidas teil siiamaani tunne on? Halb. 5. küsimus ja kategooriaks on toidud. Meie küsime, millise roaga on tegu? Demo ei tööta hästi, jah? Vastad esimesena või teisena? Noh, las ka. Me teisena. 2 punkti vihja tuleb siis teisena. Miks? See on traditsiooniline toit jõululaual. Eestis või kus? Eestis. Mingi verivorst ja hapukapsas. Jõulupraad. Kas me peame täpsustama? Ühte toidu. Ühte asja või? Siis me ütleme ikkagi nagu... Verivorst või kapsas. See on 2. Seapraad. Vali 1. Ma saan aru, kumb me valime. Mis küsimus oli täpsemalt? Mis roaga on tegu, aga me mõtleme ühte kindlat toitu selle all? Ma ei tea, seapraad või on... Teisena. Või on verivorstid. Ma ei tea. Seapraad. 1 punkti vihja. See paneb kõhu mullisema. Kapsas. Jah. Hapukapsas. Hapukapsas on õige vastus. Ja olemegi jõudnud poole peale. 6. küsimus ning kategooriaks on jalanõud. Meie küsime, millise jalanõuga on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. Tuntud Austraalia firma toodab just neid jalanõusid. Tean. Ma ei oska seda öelda. Ütle mulle. Mis vahepealt ma ei ütlegi öelda? Sa ütlesid, et jah, siis nad mõtlevad, et see on obvious. Ongi. Jaa, aga nad vaata, kuidas nad rakustavad asjusid. Mis sa mõtled? No mõtlen neid ukse või asju, mida kõik, aga ma ei tea, kus neid tehakse. Mina neid jalga ei paneks. Need uksid, vaata. Mis uksid? Ei, need on need uksid. Enamus õpilastel jaa, need on pehmed siuksed vildid. Neid ei paneks väga hästi jalga. Gucci flip-flops, fucking hit your bitch in massage. Just, need koledad asjad. Aga ma ei tea, kus neid toodetakse, sest ma ei taha sellest mitte midagi teada. No need koledad. Sest päkapiku sussi ei saa ju olla. Need koledad saapa moodi, vildi moodi asjad. Me otsime jalanõus, mitte firmat. No siis ongi need koledad. Saabas. Kole saabas. Simpsoni omale. Läheb saabas kokku siis. Kole saabas. 1 punkti vihje. Päkapikud poetavad maiuseid just selle sisse. Suss. Ja sussid on õige vastus. Vahi! Kas teil käivad ka päkapikud? Ei, ma olen nii halb laps. Mis pahandustega ei hakkama saanud? Ma ei tea, nad ei too mulle. 7. küsimus ja kategooriaks on loomad. Meie küsime, mis loom? Ma tean juba vastust. Põhjapõder. Vastad esimesena või teisena? No, paneme Essale nüüd, on ju? 2 punkti vihje. Nad lendavad üle taeva. Põhjapõdrad. Ja 1 punkti vihje. Neid on 9 ning rakendatakse saani ette. Rudolf on Essa. Rudolf on Essa ja Põhjapõder. Ja Põhjapõder on õige vastus. 8. küsimus ning kategooriaks on filmikunst. Meie küsime, millise filmiga on tegemist? Oi, ma ei tea. Teisena. 2 punkti vihje tuleb teile. Paljud ütlevad, et seda filmi võib pidada ka Eesti parimaks jõulufilmiks. Kas on see Eia jõulud tondikakul? Jah. Eia jõulud tondikakul. Jah. 1 punkti vihje. Ei, oota. Avastatud. Ja jääb see. Tean sedagi. Mis see film? Kas see on nagu, korda korra küsimust? Eesti? Paljud ütlevad, et seda filmi võib pidada ka Eesti parimaks jõulufilmiks. Ma ei tea, siis... No sa ei tea, siis see... Ei, ma mõtlen, et tean küll, aga ma mõtlen, et ma ei tea, mõlemad on... Ei, me jääme selle Eia jõulud tondikakul. 1 punkti vihje. Peategelasteks on 2 lepatriinu. Lepatriinu jõulud. Lepatriinu tee jõulud. Ja lepatriinu tee jõulud on õige vastus. Oleks pidanud ikka muutma. Lõpp on lähedal. 9. küsimus ja kategooriaks on muusika. Meie küsime, mis lauluga on tegu? No sa oled selles kõva. Mina ei taha midagi. Essana. Ma mõtlesin praegu. Nii kaotame. Selle laulu autoriks on Justin Bieber.
super. Baby, baby, baby. Jõuluvärk pidi olema või? jaa. Jõululugu Justin Bieber. Sa tead või? Kaverdan mida. See on nagu mingi värske värk või? ma kusjuures ei tagu värskese laulan. Mingit jõululaulu ma küll Bieberilt ei tea. Pole ainugi. Ei tea. Ma tean ainult Babyt. No jah. ei tule siis Baby. Okei. 1 punkti vihje. Just selle all tuleb Kallimale musi teha. Okei, tean. Sest me ei saa enam vastata. Te võite meile öelda, me ütleme välja. Ongi Puuvõõrik laulu nimi. Ta tegi eestikeelse loo Puuvõõrik. Muidu ma ei tea, kuidas Justin Bieber. Kuidas see inglise keeles on? Mistletoe on inglise keeles või? ma ei tea. On inglise keeles mistletoe või? No, kas on inglise keele õpetaja? Ei julge pilkutada. Ma ei ole sinuga ühes tiimis. Pane siis midagi, ta ei ehmatanud ju siis, ikka on. Ta ei teinud nägu, jah? Muidu oleks silmi pööritud. Ütle. Jah, läheb lukku. ja see on õige vastus. Ma pole ainugi, ma pole kuulnud ka seda laulu. Mis lugu see veel siuke? It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. ja ongi kätte jõudnud aeg küsida viimane ehk 10. küsimus, mille kategooriaks on geograafia. Meie küsime, mis kohaga on tegu? No me lähme esse, me pole midagi kaotada. 2 punkti vihje. Seal elab rohkem põhjapõtru kui inimesi. Rovaniemi. Nagu, kas sa tead mingit linna või mingit riiki või? Ma pigem tahaks jah seda linna. No ma ei tea, mis ma Kas ei ole Rovaniemi. Rovaniemi. No Rovaniemi ja või mingi... Jah, Rovaniemi. Lapimaa. 1 punkti vihje, seal elab ka jõuluvaana. Rovaniemi. Ja Rovaniemi ehk Lapimaa on õige vastus. Võitjaks osutusid siis meil keeleteadlased punktiseisuga 12-8. Meil veab armastusesse eest. Aga soovime kõikidele teistele ilusat jõuluaega.